Aitäh, lugupeetud juhataja. Lugupeetud peaminister, tegelikult tahaks palju küsida. Tahaks küsida testimistest, tahaks küsida vaktsineerimisest ja nii edasi, aga ma täna oma küsimused kontsentreeriks peaasjalikult kriisi juhtimisel kommunikatsioonile. Ja vaadates seda viimased nädalad, viimast kuud, et panen tähele päris mitmeid erinevaid samme, mis tekitavad hämmeldust ja ka nõutust. Et ma vaatan, et tõesti siin alates valitsuse moodustamisest jaanuari lõpus, teie väide oli sellest, et restoranides viirus ei nakka ja lahtiolekuaegu tuleb pikendada, et need otsesed tsitaadid, pidev mängimine restoranide kellaaegadega, kiirtestide küsimuses, kus Tanel Kiik ühel hetkel ütleb eelmise nädala neljapäeval, et kiirteste pole mõtet kasutusele võtta. Nüüd eile haridus- ja teadusminister nendib, et koolides kiirtestide lubamine koolides peaks olema tegelikult meie tulevik. Üleeilne esmaspäevane fiasko, kus te tegite Facebookis mingid sõnumid, millest valitsus tegelikult polnud teadlik, nentisite seda, et koolid tuleks sulgeda kolmapäeval, hiljem tuli välja valitsuse istungi järgselt, et see saab olema neljapäeval. Nüüd konflikt Terviseametiga, kus te väidate seda, et viiruse leviku peamiseks põhjuseks on Briti tüvi. Terviseamet lükkas selle ümber, ütles, et see tegelikult nii ei ole. Ka Irja Lutsar kinnitas seda, et tegelikult piirangutega me oleme lihtsalt hiljaks jäänud. Et kõige selle juures on nagu selge küsimus, et see kommunikatsiooni teema, et minu meelest kommunikatsioon on äärmiselt halb ja siit ka minu jaoks ka küsimused, et kuidas te ise hindate tagasivaatena seda kommunikatsiooni poole pealt vaadatuna, miks see kõik nii on olnud. Ja minu meelest oluline küsimus on ka selles, et ma tunnetan, et ei ole erameediat tegelikult üldse kaasanud elanikkonna informeerimisse ja teavitamisse, et kas te olete valmis seda tegema ja miks te seda pole teinud, et äkki annate tagasiside kogu sellele hullumeelsele kommunikatsioonile, mis on siin lähiajal või nii-öelda viimasel ajal toimunud. Aitäh. Aitäh. Kõigepealt, nagu ma ütlesin, see kriis ongi dünaamiline ja paraku on nii, et piiranguid tuleb teha selliselt, mis aitaksid nakkushaiguse leviku tõkestamisel ja seetõttu minu jaoks on väga oluline alati olnud see, et need piirangud on väga sihi, et on põhjuslik seos piirangu vahel ja nakatumise vahel. Et selles mõttes me ei tee piiranguid lihtsalt sellepärast, et teeme piiranguid, vaid me teeme piiranguid selleks, et me nakkushaigust siis piiraksime teatud kohtades. Ja kõik need otsused on olnud ju väga põhjendatud ja ka läbimõeldud. Lihtsalt olukord muutubki. Mis puudutab nüüd seda Briti tüve ehk siis viiruse tüve nimega B117, mida rahvakeeli siis tuntakse selle Briti tüve all, siis see info ju Terviseamet lõpuks lükkas ümber, see segadus on kommunikatsioonis tekkinud, aga minu meelest see pole tänasel päeval oluline. Oluline on see, et see uus tüvi levib 1,5 korda kiiremini kui teised tüved. Seetõttu varasemad meetmed ei olegi neile mõjunud selliselt, nagu oleks arvata. Me oleme valitsuses teadusnõukoja ettepanekuid kogu aeg kuulanud ja me oleme arutanud ja need piirangud kehtestanud siis vastavalt sellele, kuidas vajadus on. Ma juhin lihtsalt tähelepanu, et ega nende piirangutega saavad väga paljud inimesed haiget. Paljud inimesed kaotavad töö, paljud inimesed, siis laste kooliharidus kannatab seda, siis saame me tunda alles aastate pärast ja lisaks inimeste vaimne tervis pidevas kriisi ja ärevusseisundis elamisest, et see on kõik probleem, millega ka tuleb arvestada ja seetõttu ei tohi minna need reeglid kaugemale, kui seda on vältimatult vajalik, seda ütleb ka seadus ja täpselt niimoodi me oleme siis käitunud. Jällegi ütlen kommunikatsioonis väga oluline loomulikult, et me räägiksime kõik ühel häälel, räägiksime sama juttu. Jah, ma möönan, et siin on olnud segadust ja me seda segadust kindlasti tahame edaspidi vältida ja ühel häälel rääkida. Ja jällegi ma panen rõhuasetusega sinna, et samamoodi ju Isamaa
võiks oma toetajatega rääkida samas keeles, et need sõnumid on iseenesest väga lihtsad. Nakkus levib väga kiiresti. Selleks, et seda nakkust takistada, tuleb vältida inimeste vahelisi kontakte. Ja kui võimalik, jääge kaugtööle. Kui see ei ole võimalik, siis kasutage maski. Sisetingimustes, avalikes ruumides kasutage maski, ühistranspordis samuti. Vähendage kontakte nii palju, kui on võimalik, sest ainult niimoodi me lõikame need nakkusahelad läbi. Ja seda ma palun ka teilt kommunikeerida, siis me saame selle kommunikatsiooniga ühtsima. Aitäh! Sven Sester, täpsustav küsimus, palun. Aitäh, proua peaminister. Ma kinnitan teile, et me anname nii oma valijatele, Eesti ühiskonnale, aga teile selge signaali. Siin kriisi juhtimises on vaja teha selgeid otsuseid. Ja proua peaminister, võtke ja tehke selgeid otsuseid. Ma oleme öelnud ka oma erakonna poolt selgelt välja. Praegusel hetkel on vajadus kindlaid otsuseid, arusaadavaid ja põhjendatud otsuseid teha. Praegune kriisikommunikatsioon paraku selline ei ole. Nüüd mõned küsimused veel täiendavalt. Ma oma esimeses küsimuste nii-öelda paketis palusin teil ka kommenteerida erameedia kaasamist, et olge kena, et andke ka sellele oma käsitlus, kas te näete erameedia vajadust jõulisemalt nii-öelda valitsuse kommunikatsioonisüsteemi sisse tuua. Ja selle jätsite lihtsalt vastamata. Ja teine oluline teema, ma olen teile andnud ka arupärimise sisse mõned päevad tagasi, ma loodan, et te võimalikult kiirelt tulete ka sellele vastama, aga kasutaksin võimalust juba praegult infotunnis sellele tähelepanu pöörata. Et te olete saatnud Riigikogu liikmetele, lõpuks olete hakanud saatma siis infot igapäevaselt siis üldistatult kujul, mitte isikustamata, milline on koroonasituatsioon ja milliseid samme tehakse siis koroonavastases võitluses. See võttis tükk aega, et selline informatsioon tuleks Riigikogu liikmetele. Tänaseks ta tuleb, kuid on üks oluline tähelepanek, mis on võrreldes eelmise aastaga. Nimelt on sellele informatsioonile tekkinud 5-aastane salastuskate. 2026. aastani me ei tohiks rääkida üheski sellest informatsiooni väljast, mis tuleb meile täna, eile ja homme. Seda ei olnud eelmisel aastal koroonakriisi hetkedel. Meil ei ole täna võimalik Riigikogu liikmetena arutada ekspertide, analüütikutega selle olemasoleva ja rõhutan isikustamata siis informatsiooni osas, teha sealt võib-olla oma ettepanekuid läbi analüüsi, sest tegemist on ametkondliku kasutamisega. Ehk kommenteeriksite palun, miks see nii on, millest tulenevalt olete pannud selle 5-aastase salastuskatte alla ja loomulikult, nagu ma enne mainisin, ka võib-olla erasektori siis kasvatus, vastake ka sellele palun, aitäh. Aitäh, tõepoolest see info jagamine on olnud siis selline, et eelmine valitsus seda ei teinud ja meie valitsus on nüüd olnud 5 või 6 nädalat ametis ja nagu te ütlete, et tükk aega läks aega ennem, kui seda hakati tegema. Tõepoolest, tükk aega läks aega ennem, kui see valitsus vahetus ja me saime seda tegema hakata. Nii et tõepoolest me seda nüüd siis teile saadame. Mis puudutab nüüd neid konkreetseid raporteid, siis nendes raportites tõepoolest kajastatakse siis seda erinevate riiklike asutuste sünteesitud teavet ja nagu te õigesti nimetasite, on seal isikustamata kujul eriliigiste isikuandmetena ka isikute terviseandmed. Mis on nüüd probleem? On see, et see raport näitab väga spetsiifiliselt ka asukohapõhiselt neid nakatunuid ja kuivõrd Eestis on hajaasustus ja inimesi ei ole kõikjal palju, siis on võimalik nende numbrite alusel võib-olla nutikamad on suutelised ka tuvastama konkreetsed inimesed. Et tegelikult on see ka inimeste kaitseks, et nende terviseandmed mitte kuidagi ei oleks siis levitatavad. Ja teine asi nendes raportites on ka riigile oluline julgeolekuinfo, mida me ei taha, et jõuaks väljaspoole siis asutusi, inimesi, kes seda infot peavad saama. Aitäh. Ja aitäh. Ma tahtsin ühtede tähelepanu, et mitu korda Riigikogu liige küsib peaministrilt ühte sama küsimust ja tegemist oli erameedia kaasamisega ja mingil põhjusel peaministrit selgelt ei soovinud sellele vastata. Aitäh.